Kas sa oled kunagi teinud teadlikult ühe pausi ja küsinud endalt, et kui suurt rolli kõigis sinu probleemides mängivad emotsioonid? Kui tugevalt emotsionaalselt laetud on kõik need asjad, mida sina pead probleemiks enda elus täna? Enda töös, enda suhetes, tervises, mis iganes eluvaldkonnas. Et kui suurt rolli selles, et see probleem kasvab, paisub ja et sa tunned, et see probleem on suurem kui sina, et kui suurt rolli selles kõiges tegelikult mängivad emotsioonid? Me kipume väga palju oma emotsioonidega võimendama ka väikeseid olukordasid. Ja see on tegelikult täiesti uskumatu, kuidas nagu hästi tillukesed asjad võivad eskaleeruda suureks emotsionaalseks draamaks. Ja kui nüüd siuke väike arusaamatus või erimeelsus on eskaleerunud emotsionaalseks draamaks, siis seda lahendada on juba väga-väga keeruline. Sellepärast, et emotsionaalses draamas kõik osapooled juba püüavad tõestada enda õigsust või siis leida süüdlast. Ja minu meelest seda on nagu nii hästi näha nii lähisuhetes kui ka tegelikult töö kontekstis. Sellepärast, et mul tundub, et mida enam aeg edasi, seda rohkem ka töökeskkonnas inimesed tegelevad ennekõike emotsionaalse draama, mitte päriselt edasi viivate tööülesannete täitmisega. Ja emotsionaalse draamaga on selles mõttes nagu keeruline, seal ei saa mingit eduelamust ja seda ei ole võimalik ka ära lahendada. Ja see on siuke nagu lõputu selline vesiliiv, kuhu sa lihtsalt vajud aina üha rohkem ja sügavamale sisse. Ja sealt tegelikult ainuke viis välja saada on õppida teadlikult toime tulema enda emotsionaalsete triggeritega, ehk siis teada, millised nupud, millistel nuppudele vajutamine paneb mingi muusika käima. Ja siis lisaks sellele teada ka, et kus võib-olla on ka sul need empaatia nupukesed, on ju, et kuidas sind on võimalik ka läbi mingisuguse empaatia või päästja kompleksi mängu meelitada, millised sinu ebakindlused avavad ka ukse sellele, et sinuga on lihtsam manipuleerida, sama puudutab ka sinu realiseerimata ihasid või kõike seda, mida sa enda puhul valeks teed. Otse loomulikult madal selline enesehinnang